kas sa tead, et suurem osa sinu raha blokeeringutest ei ole seotud üldse rahaga, vaid kõikide nende asjadega, mida meil tuleb teha selleks, et raha luua. Näiteks üks väga suur teema on nähtavaks saamine. Sulle võib küll tunduda, et minu jaoks ei ole see mingi probleem, aga minu jaoks on see olnud väga suur probleem. Sellepärast, et nähtavaks saamine toob välja ka meie haavatavuse. Eile ma rääkisin just ühe armsa sõbrannaga, kes on samamoodi tegelikult täna väga nähtav sotsiaalmeediakanalites, isegi telekas. Ja ka tema ütleb, et ta tunneb siiski, et seal on see koht, kus ta on väga haavatav. Aga teist võimalust siin ei ole. Me peame vastu võtma selle positiivse poole ja siin ka selle negatiivse poole. Lihtsalt tuleb harjutada ennast sellega, et alati ükskõik mida me teeme, me kindlasti saame kriitikat. Aga kriitika ei ole seotud sinuga. Konstruktiivne kriitika on vahel väga hea ja mina võtan selle ka rõõmuga vastu. Aga inimesed väljendavad seda, mis on nende sees. Inimeste sees on palju kadedust, frustratsiooni ja seda nad väljendavad siis. Inimesed annavad hinnangu ja kriitika sellele, mida nad kas ei mõista või mis nende sees tekitab hirmu. Nii et sellele ei maksa reageerida. Siis on veel mitmeid teisi asju. Näiteks me peame olema järjepidevad. Me peame leidma üles selle idee. Meil on vaja õppida kasutama erinevaid tööriistu. Meil on vaja leida selleks kõigeks aeg ja energia. Aga tihti me ei suuda keskenduda, me ei suuda olla järjepidevad. Meie sees on sisemine sabotor, kes ütleb, et aga mis siis, kui sa teed seda kõike, sa ei saagi edukaks. Siis on sul kogu lootus kadunud. Nüüd sa saad vähemalt olla selles kohas, et aga äkki. Kõik need teemad on need teemad, mida me vaatame rahapäev naistele 16. novembril. Nii et kui sa tundsid ennast praegu siin ära, siis ma kutsun sind koolitusele ja me saame koos oma hirmudele seal otsa vaadata.